Siis tere tulemast Europassi 13. kommikule. Ja täna me räägime võtast, sest et valminud on võta uuring. Et meil täna hommikul räägib Kats Kivistik Balti Uuringute Instituudist valminud uuringust ja uuringus uuriti siis, kuidas on võta seni Eestis rakendunud ja millised on võimalikud arengusuunad ning võrreldi ka teiste riikidega. Ja need, kes osalesid siis eelmine kord kvalifikatsiooniraamistiku uuringu kommikul, siis võib-olla mäletavad neid riike, millega võrreldi ja laias laastus need riigid tegelikult kattusid ja selles mõttes on siis huvitav vaadata, kuidas on siis kvalifikatsiooni rakendumine Eestis võrreldes teiste riikidega ja kuidas on võta rakendumine võrreldes teiste riikidega. Ja siis, kui me oleme sellest juba rääkinud, et kuidas Eestis võta seis seni on olnud, siis läheme edasi Mai Timmiga, kes räägib meile sellest, millised on võimalikud võta arengusuunad, et kuidas me võtaga edasi liigume. Aga nüüd mina lõpetan jagamise ja loodan, et õnnestub ekraan üle anda Kats Kivistikule Balti Uuringute Keskusest. Instituudist, vabandust. Jah, Balti Uuringute Instituudist. Aitäh, ma proovin ka siis jagamisega kohe alustada, aga ma võib-olla nii palju korra ütlen, et selles, et meie uuring ikkagi keskendus Eesti teemadele, et neid teiste riikide praktikaid vaadata lihtsalt taustaks, nii et täna ma ei võrdle neid otseselt, et ainult siis sealt soovituste juures tegelikult korra tuleb jutuks mõni mõte, mis siis mujal on tehtud. Et sellist võrdlust riikide vahel läbivalt täna ei tee. Hästi, siis jah, juba nimi sai öeldud ja teema sai ka öeldud, nii et siit võime kohe edasi minna. Et hästi lühidalt siis ka uuringu eesmärgist ja metoodikast alustuseks, et uurisime siis laiemalt kogu seda võtta kasutamist ja peamiselt siis ütleme kasutaja vaatest, et seda, et kas nad siis teavad üldse, mis see võtta on, kuidas nad sellesse suhtuvad, positiivselt, negatiivselt, millised eelarvamused on, kui kasulik see on, siis seda, et kes üldse on need, kes seda kasutavad, nende sellisest konkreetsest kogemusest ja rahulolust kogu selle protsessiga, aga ka tingimuste hindamise nõustamisega ja sellest, et miks siis üldse võtat on kasutatud. Ja selle eesmärk siis on ka see, et kuidas seda süsteemi paremaks muuta ja kuidas selle võtta, mis võiks olla siis üks selline osa elukestva õppe süsteemist või selle toetajana, et kuidas siis see võiks toetada seda elukestvat õpet. Ja selleks, mis me siis tegime, me tegelikult väga mitmekesine andmekogumine oli selleks, et siin on nad kõik nimetatud, et teiste riikide praktikatest siis me juba rääkisime. Lisaks sellele siis analüüsisime ka EHISE ja Haridussilma andmeid võtta kasutamise kohta. Olid kirjalikud andmepäringud koolidesse, siis intervjuud koolides nii võtta nõustajate, hindajatega kui ka eraldi ka kutseandjatega ja õpilaste esindajatega. Ja siis kõige suurem ja olulisem osa võib öelda oli siis sihtrühma küsitlus ehk siis õppijate seas, need, kes siis olid kas taotlenud või ka need, kes ei olnud mitte taotlenud ja nii kõrghariduse, kutsehariduse kui üldhariduse astmes. Ja samuti siis tegime nendega ka intervjuud ja lasime ka päevikut täita selle kohta, et kuidas seda täpselt see protsess välja nägi ja lõpetas siis töötuba nende erinevate muudatusettepanekute arutamiseks. Võib-olla üks asi, mis ma kohe siin välja tooksin, on see, et kui ma nüüd siin neid tulemusi esitlen, et siis ma just näitame seda selles kaheses jaotuses, et taotleja ja mittetaotleja. Ja mittetaotleja on siis keegi, kes võib-olla pole kuulnudki võtkast, aga
aga ka see, kes on kaalunud, aga lõpuks mitte esitanud taotlust siis. Ja taotleja võib olla nii see, kellel on rahuldatud kui ka mitte rahuldatud tema taotlus. Ja läbivalt ka vaatame siis 3 erinevat haridusastet, kus vähegi on võimalik. Ja esiteks siis võtta kasutajate profiil, et see siis toetub rohkem EHIS-e andmetele, aga põhimõtteliselt ka natukene küsitlusandmetele. Ja see tähendab, et siis keskmiselt 7–8% õppijatest on kasutanud kutse- ja kõrghariduses võtat ja lisaks siis need, kes on nii-öelda mitteametlikku võtat, ehk siis kes on saanud kuidagi oma kogemus arvestatud, aga ilma seda võttataotlust ametlikult tegemata. Ja kes on siis need, kes pigem on natuke aktiivsemad võtataotlejad kõrg- ja kutsehariduses, on siis naised, pigem natukene vanemad, mitte päris noored õppijad, mis on ka loogiline, et neil on mingisugust kogemust või varasemat koolitust, varasemaid õpinguid. Samamoodi selle varasema kõrgharidusega. Siis tervise ja heaolu valdkonnas, see on üks valdkond, kus on seda kõige rohkem kasutatud. Enda erialal töötavad üliõpilased ja siis kõrghariduses just need, kellel ei ole erialast töökogemust, kutsehariduses need, kellel on. Ja seda võib ka nii öelda, et kui juba ette ruttavad, et see nii-öelda sobib sellega kokku, et kutsehariduses tõepoolest seda töökogemust arvestatakse tihti ja kõrghariduses on ikkagi peamiselt siis varasemad õpingud. Ja eesti keel suhtluskeelena siis on ka see, et natukene on need aktiivsemad. Ja üldhariduses, kes on aktiivsemad, see on siis nüüd küsitlusandmed, et pigem siis naised, pigem vanemates või vanemates earühmades ja just muu suhtluskeelega. Ja jah, mittetaotlejad, et kuidas nad võiks ka veel jagada, ongi see, et on need, kes ei ole üldse võimalusest teadlikud, on need, kellel ei ole midagi üle kanda, mis on väga loogiline, et siis ei olegi midagi taotleda. Siis on need, keda on takistanud mingid erinevad piirangud, on siis kuidagi ajalised või mingil põhjusel ei saa üle kanda. Ja siis on need, kes on ise otsustanud mingil põhjusel mitte taotleda. Kui vaadata korra seda teadlikkust, et siin on nüüd siis õpingud ja töökogemuse see nii-öelda võimalus välja toodud ja põhimõtteliselt igal pool on näha, et see õpingutest ollakse suhteliselt hästi nagu nii-öelda teadlikud, samas ka siin, kui te näete, siis üldhariduses mitte taotlenud tegelikult ei ole sellest väga kuulnud ja ka kutsehariduses ütleme nii, et 1/3 ei ole sellest kuulnud, kes ei ole taotlenud. Ja töökogemuse puhul siis on nii-öelda väga palju erinevusi juba, et päris suur hulk on neid, kes ei ole sellest kuulnud, et on võimalik ka töökogemust üle kanda ja tegelikult siis nii-öelda iseseisvalt õpitu ülekandmise osas oldi veel vähem teadlikud, et selline võimalus on olemas. Et võib ka öelda, et kõige rohkem ikkagi seostub see võtta selliste õpingute ülekandmistega. Ja võib-olla kutseharidus võib öelda ka, et natuke sellise töökogemuse ja praktika ülekandmisega. Ja kui vaadata, et kes on need, kes siis seda üle kannavad, siis võib öelda, et või jah, kes on teadlikumad, siis on ka pigem nüüd niisugune 26–35 aastat selline ütleme keskmises vanuses, mitte kõige nooremad ja mitte ka siis kõige vanemad vanuserühmad. Nii. Edasi siis sellest, et kust siis saadakse infot. Siin on näha, et
et noh, sellised peamised kohad, kus saadakse, on siis õppeasutuse koduleht, kaasõppijad, ka õpetaja või õppejõud ja kursuse või rühmajuht või mentor. Ja mõlemad on need erinevad, et just ütleme siin kutseharidus on näha, et siin on see õpetaja näiteks oluliselt kesksemal kohal kui kõrghariduses. Ja samas ka nii-öelda noh, ütleme nii, et tuttavad näiteks on seal just vähem. Ja huvitav, et see, et kõige nooremate seas on just tuttavate kaudu saadud teave hästi oluline ja siis 36 ja aastaste ja vanemate seas on kõige levinum just õppenõustajalt saadud teave. Nii et on selline jah, nii-öelda erinevus selles. Ja kui küsiti ka, et kus saadi kõige rohkem või kus oli kõige nii-öelda asjalikum info või kus saadi kõige rohkem abi taotluse tegemisel, et siis toodi ka valdavalt välja, et koduleht, õppenõustaja ja kaasõppija ja siis samamoodi kutse- ja üldhariduses siis õpetaja ja kursa või rühmajuht. Selliseid väikseid detaile on, aga põhimõtteliselt võib öelda, et see koduleht on kindlasti väga oluline ja selline esmane infoallikas. Siis milliseid kogemusi soovitakse arvestada, et alates siis õpingutest kuni iseseisvalt õpituni ja näha, et seda iseseisvalt õpitut ja tegelikult ka siis varasemaid õpinguid välismaal, et need on need kaks asja, mida on oluliselt vähem nii-öelda küsitlusele vastanud toonud välja. Et põhimõtteliselt võib öelda, et kõrghariduse astmel siis on ikkagi samas koolis varasemad õpingud see peamine, mida tahetakse üle tuua. Kutsehariduses siis praktika või tööalane kogemus ja üldharidusasutuse puhul siis koolitus või täiendõpe. See, mida siis tahetakse saada kuidagi arvestatud. Ja jah, nagu see tsitaat siin ka ütleb, et siis on ka juhtub tihti, et ei jõuta selleni tegelikult. Et jõutakse arusaamisele, et see kogemus ei vasta mingitele nõuetele, et seda üldse üle kanda. Kuidas seda siis tõendatakse? Kõige enam levinud on tunnistus või tõend, et valdavalt siis seda igal juhul küsitakse. Ja siis võib ka öelda, et see teine väga enam levinud on eneseanalüüs. Siin on ka näha, et jah, et seda varianti on rohkem valinud need mõlemaid tegelikult on rohkem valinud siis need, kes juba taotlesid, nii et need valisid seda. Samas on näha, et teatud sellised kogemuse tõendamise viise valisid rohkem need, kes ei taotlenud, nii et me ei oska öelda, kas nad võib-olla, kas see oli põhjus, miks nad mõtlesid ümber taotlemise osas või tegelikult oli neil mingisugune vale ootus üldse selle kogemuse tõendamise osas. Aga kui vaadata, et kellel oli kõige rohkem probleeme, et siis need, kes siis soovisid arvestada töökogemust, et neil oli just selle tõendamise puhul kõige rohkem probleeme. Kuigi üldjuhul hinnati seda tõendite kogemust väga lihtsaks. Ühesõnaga jah, ja see tehtud praktilised tööd ja portfooliod, seal on ka selline natukene rohkem või see 3. kohal võiks siis öelda keskmiselt tõendamise viisina. Ja miks oma siis kogemust sooviti üle kanda, et siin on nüüd näha ka, et siin on siis taotlejate vastused. Ja näha, et see kõige peamine on, et õpingute kestust vähendada, lühendada või vähendada õppekoormust ja mitte korrata õpitut, et tegelikult see on ka see, mis ka vabades vastustes kõige rohkem kordus.
ja võib-olla huvitav on see, et just üldhariduses on natuke teised põhjused, kui võrrelda teiste astmetega, et seal on põhjuseks rohkem olnud siis pooleli jäänud õpingute jätkamine, võimalus võtta rohkem valikaineid või jätta või siis täita vastuvõtutingimusi sisseastumisel. Et teiste puhul see sisseastumistingimuste täitmine on ka nagu näha päris selline vähe valitud variant nendest, et miks seda sooviti üle kanda. Aga muidu on võib-olla trend suhteliselt sarnane. Kui küsiti nõustamise kohta või mis nõu oleks vaja taotlemise ajal ja mille kohta, siis siin on ka jälle hästi huvitav on kohe, et on näha, et see taotleja ja mittetaotleja, et need taotlejad on siin on tumedamad värvid ja mittetaotlejad siis nagu siuksed läbipaistvamad. Ja siin on kohe vahe, et tegelikult paljudes asjades valisid mittetaotlejad rohkem neid asju, et kus nad oleksid vajanud seda taotlemist, et siin võib ka öelda, et võib-olla siis just see, et nad tundsid, et nad vajasid, aga kuidagi ei saanud seda, võis lõpuks viia selleni, et nad ei jõudnud selleni, aga täpselt veel ei saa selle põhjalt nii öelda. Aga küll aga võib öelda, et nende puhul kindlasti see tingimustest arusaamine, et mida ja kuidas on võimalik üle kanda, aga ka seda, et mis dokumente ja tõendeid on vaja, et on selline asi, mis vajab nõustamist või nõu. Ja huvitav on samas see, et üldhariduses siis ei vajanud pooled taotlejad üldse mingisugust täiendavat nõu. Oli piisavalt selge nende jaoks. Ja samas, kuna me rääkisime ka erinevate osalistega selles protsessis, et siis nõustajad ütlesid, et ikkagi tihti vajavad õppijad kogu selle taotlusprotsessi vältel nõu ja abi, et ei ole ainult nagu ühe konkreetse asjaga. Jah, et siin võib öelda, et nii see, et mida on võimalik üle kanda, mis on täpselt tingimused, taotlusvorm, kui ka nõutavad dokumendid, taotluskeskkonna kasutamine, et kõik on selline oluline, mille kohta võib küsimusi tekkida. Ja kui keeruline oli tingimustest arusaamine, et selles mõttes see siis nagu kinnitab seda, et siin on nüüd toodud mitte taotlejad ainult kõrghariduse kohta, sest teistes oli lihtsalt neid, kes sellele konkreetsele küsimusele vastasid nii vähe, et me ei saanud seda statistiliselt esitada. Aga see on näha nii seda, et tingimustest arusaamine tõepoolest see, et see oli raske või väga raske, et valisid kohe mittetaotlejad oluliselt rohkem, kui me kahte niimoodi kõrghariduse rida seal vaatame. Ja et pigem võib öelda, et kutseharidus on võib-olla see rohkem natuke probleemiks, aga üldiselt suhteliselt sarnane, aga et võib öelda, et igas astmes on siis seda, kelle jaoks on see keeruline. Ja see ka, et taustaks, et see nõuetest arusaamise keerukus siis sõltus sellest üleantava kogemuse tüübist. Et õpingute puhul oli see lihtsam üldjuhul kui siis näiteks töökogemuse või muu sellise kogemuse puhul. Ja üks siis ka, mis läbivalt tegelikult lisaks selle tingimuste, mis valmistas probleeme ka juba taotlejatele, siis see eneseanalüüs oli see, mis või õigemini see tingimused oli see, mis just mittetaotlejate jaoks oli rohkem probleemiks, et see eneseanalüüs oli tegelikult mõlema jaoks, et seetõttu otsustati mitte taotleda, aga need, kes taotlesid ka väga palju kriitikat siis tegid seal eneseanalüüsi suunas, et see oli nagu nende jaoks, paljude jaoks kõige keerulisem, toodi nagu eraldi välja. Et mis täpselt, kui pikalt ja nii edasi, et isegi kui oli nagu mingid viited selle kohta, kuidas seda teha, et siis tegelikult kuidagi paljud ei suutnud ikka enda jaoks seda nagu hästi läbi mõtestada.
Ja kogu taotlemise protsessile siis samamoodi, et võib öelda, et kõrghariduses siis need, kes lõpuks ei taotlenud, nende see hinnang, et kuidas siis neile tundus, kas see algus või mis neid tulevikus ootab, et valdavalt siis keeruline ja võib arvata, et see siis ka nii-öelda pani neid mõtlema, et nad ei taha seda teha. Ja vabades vastustes tegelikult oli nii-öelda hästi palju just selliseid selles mõttes vastuolulisi mõtteid, et oli neid, kes nagu see tsitaat siin ütleb, et alguses tundus hästi keeruline, aga kui hakkas tegema, siis oli tegelikult päris lihtne. Kui ka neid, kes ütles, et alguses tundus lihtne ja siis hakkasin tegema, oli väga keeruline. Tõenäoliselt oleneb inimesest ja oleneb asutusest ja kõigest muust. Võib-olla olenebki sellest, et kui ootad väga vähe või et ootadki, et väga lihtsasti läheb, siis siis oled üllatunud, et ikkagi nii lihtne ei ole ja kui arvad, et väga raske on, et siis on ikkagi tegelikult palju lihtsam. Aga jah, et selles mõttes see oli nagu huvitav. Kuigi tervikuna seda pigem hinnati siis lihtsaks seda taotlusprotsessi. Võta taotlejad siis hindasid seda pigem lihtsaks, nii et eks ta ole. Kuidas seda nõustamist hinnati, lihtsalt, et võib-olla on neid, kes just nõustamise huvilised siin ka on, et siis jälle võib tuua kohe näha, et kui välja arvata see üldharidus, kus võib-olla need vahed ei ole nii suured, siis tegelikult on näha, et need, kes on siis taotlenud, et need on ikkagi valdavalt väga rahul või peavad selle kasulikuks ja need siis, kes ei jõudnud taotluse esitamiseni, et neist paljudel ei ole seda kokkupuudet, aga on ka niisuguseid kriitilisi nii-öelda nooli või kriitilisi hinnanguid siin mõnevõrra rohkem. Ja kõige olulisemaks pidasid siis taotlejad nõustaja tuge just esmakordsel taotlemisel, mis on ka hästi loogiline, et kui ei ole veel seda kokkupuudet olnud. Ja viimaks hindamise läbipaistvust ja kasulikkus. Et siin on näha, et valdavalt on väga positiivsed tunded. Jälle üldhariduses võib-olla ka inimesed siis ongi lihtsalt ka vähem nõudlikumad olnud. Igal juhul on siin, ei ole selliseid kriitilisi noote nagu olnud. Küll aga siis teistel on ka olnud sellised, kes ei ole seda pidanud päris läbipaistvaks. Ja põhimõtteliselt oli ikkagi seda, et nii intervjuudes kui ka küsitluse vabades vastustes toodi välja, et natuke selgem võiks olla see, et mis kriteeriumide alusel ja kes täpselt ja mis aja jooksul seda taotlust hindab, et oleks nagu selgus. Ja kui räägiti tagasisidestamisest, et siis seda ka ei antud väga palju, et siin on näha, et taotlus jäeti rahuldamata. Ja kui siis vaadata, et siis jah, et kõrghariduses oli 34% teada, et õpiväljundite omandamata jätmise pärast, aga 20%-le ei selgitatud ja kutsehariduses ei selgitatud lausa 28%-le, kes siis selle vastuse said, vähesti nende hinnangul mitte. Et võib öelda, et siin nagu paistab olevat sellist arenguruumi. Ja miks ei arvestata oma kogemust? Võib öelda, et kõige rohkem just see, et ei olda siis kindel, kuidas see protsess käib ja kas siis saab midagi üle kanda või mis tingimustel, et tegelikult võib öelda, et see tingimused ja protsessis segadus ja ebaselgus on see, mis tekitab kõige rohkem nagu kõhklust. Aga nii-öelda selle võib-olla kõrval siis on ka sellised mitteametlikud viisid ja kuigi üldiselt siis selliseid suulisi kokkuleppeid või muid kokkuleppeid sõlmitakse suhteliselt harva, siis näiteks kutsehariduses need, kes olid võtat taotlenud, et nendest ütles lausa 26%, et neil on olnud ka selliseid suulisi kokkuleppeid millegi arvestamiseks.
nii et seda siis tehakse sellepärast, et see ongi oluliselt lihtsam ja ka mitte kutsehariduses, aga kõrghariduses ka seetõttu, et see siis nii-öelda on ka soodsam üliõpilase jaoks, ehk siis ta ei pea midagi maksma. et see on, ja see võib-olla on positiivne, et siiski on võimalik arvestada, on negatiivne, et see ei ole tegelikult läbipaistev ja ei ole selge, et mis on siis need tingimused. Ja see üldine suhtumine, võib öelda, et jällegi on niisugune positiivne, et väga positiivselt suhtuvad selgelt rohkem need siis, kes on taotlenud, aga võib öelda, et ikkagi valdavalt on päris positiivne suhtumine. Ja kuna küsiti ka eelarvamuste kohta, siis huvitaval kombel need, mis siis öeldi, kus tuli, oli nii-öelda tuttavate kogemused ja see, mis nemad rääkisid, mis tähendab, et nii-öelda igast ebameeldivast kogemusest võib selline mingi, see võib nii-öelda laiemalt mõjutada ja ka varasem kogemus siis näiteks teises õppeasutuses, mis võib tekitada mingisuguse eelarvamuse, et see on keeruline või ei õnnestu, kuigi võib-olla lihtsalt see oli teised reeglid, teine asutus. Ja niisuguse kolmanda huvitava asjana võib öelda, et pikad infopäevad, ja siin on üldse huvitav nagu ka niisugune vastuolu või niisugune aspekt, et kui nõustajad ise mõtlevad, et nad tahavad hästi selgeks teha õpilastele, et teevad pikad infopäevad ja oi, kuidas me seletame kõik lahti, kõik nii, et oleks väga lihtne, et siis õpilastes tekitab see hoopis tunde, et oi, see on midagi nii keerulist, et selleks tuleb nii pikk infopäev läbida. Ja siis vaadatakse, et ahah, et kui ma pean ikkagi nagu 3 tundi või 2 tundi seda eraldi õppima, et järelikult siis see on midagi, et ma parem ei hakka üldse mõtlemagi, et seda kuidagi kasutama hakata, et lihtsalt see tekitab see tunde, et tegemist on mingi väga keerulise protsessiga. Olulisemad järeldused on siin toodud, et võib-olla jah, see, et on üldiselt on nagu teadavasti see, et siis õpinguid saab üle kanda, aga samas kuna see rakendamine ebaühtlane ja need tingimused on väga erinevad igas kohas, et ka õppijate jaoks see, et igas asutuses on tegelikult väga erinevad need reeglid ja ühes kohas sa said nii üle kanda, teises kohas ei saa, et see tekitab selliseid nii-öelda tundeid, et ei tea, kas on mõtet või et ahah, et ei tea, kas enam siis järgmine kord viitsin mõelda selle millegi ülekandmisele. Ja see jah, sõltub ka sellest, et mis tüüpi siis seda kogemust tahetakse üle kanda. Et just nii töökogemus, täienduskoolitused kui ka siis see iseseisev õpe ikkagi jääb väga tihti arvestamata. Et alates sellest, et ei teata seda võimalust kuni selleni, et see tundub kuidagi palju keerulisem või ei ole kool kuidagi väga vastutulelik nende ülekandmisel. Neist põhjustest me rääkisime. Nõustajate roll on oluline ja jah, et võib-olla see peamine, mis ongi, et selline teatud segadus ja ka üldse see teadmatus, et mida üle saab kanda, et need on võib-olla need põhjused, mis on selle teatud määral vähese võtta siis kasutamise taga. Ja mõned soovitused on siis esimene ongi see, mis tegelikult midagi, mida võiks iga võib-olla asutus, ükskõik kas siis asutuse või allasutuse tasandil mõelda, et võiks võtta korras olla siis kogu see oluline info olemas, et ei oleks nii, et see on väga üldsõnaline, aga siis, kui taotlema hakkad, siis saad aru, et aga et on mingi aegumise piir või mingi maht on kuidagi piiratud või midagi muud. Et kõik, et mis tüüpi kogemusi saab üle kanda, mis mahus, mis on aegumise piir, kuidas see seotud õppekoormusega, kuidas toimub ülekandmine eri haridusastmete vahel, millal kindlasti nõustaja konsulteerida ja ka kogu protsessi kirjeldus, et tähtajad, nõuded, menetluse kestused, see kõik võiks tegelikult olla siis selgelt kirjas, et see ka tähendaks, et nõustajal on natukene vähem tööd
ja välistab just seda, et keegi hakkab juba pihta ja siis kuidagi poole protsessi peal saab aru, et tegelikult tema konkreetse kogemuse puhul ei ole see võimalik. Siis jah, nii-öelda soovitus, et võiks seda üldist teadlikkust suurendada, aga et siin tuleb ka mõelda, et kuna praegu ei saa öelda, et seda ei tehtaks ja tehakse väga ka nagu palju, aga et mõelda, et kas on siis veel mingid lisa võimalusi, keda sinna kaasata, näiteks tuutorid või mingisugused rühmajuhid ja võib-olla õpilaste esindused kuidagi. Ja kuidas teha see võib-olla sellisemaks jah, nii-öelda ka praktilisemaks, et see juba natuke seostub ka järgmisega, aga et ka see esimene võiks olla see, et tõepoolest, et kõik need erinevad kogemused ja seda, et kuidas siis täpselt see ülekandmine käib ja kuidagi nii hästi lihtsasti ja praktiliselt oleks siis nendeni jõutud, et võib-olla ka, et iga asutus nagu saab ise nagu enda vaadet natuke nendesse näidetesse sisse panna, et see praegu on ka väga levinud see, et asutused viitavad lihtsalt Haridus- ja Teadusministeeriumi materjalidele. aga seal on nagu päris suur hulk neid ja võib-olla seal võib lihtsalt kaotsi minna ja ei jaksata süveneda. Siis nõustajate ja hindajate ja taotlejate need tugimaterjalid, neid natuke juba puudutasime. Siis üks jah, väga ka sihuke spetsiifilisem mõte, et eriti nendes siis teatud õppeainete või asutuste vahel, kus väga tihti noh, nii-öelda soovitakse üle kanda aineid, et õppekavade puhul näiteks õpetajakoolitus või tervishoius on selliseid soove päris palju ja samas ka kutsehariduse ja üldhariduse vahel siis on seda rohkem või ja eriti teatud asutuste vahel, et siis võiks tegelikult koguseks lihtsamaks tegemiseks ka nõustajate jaoks, aga ka õpilaste jaoks selle nagu nii-öelda läbi rääkida, et kuidas need võiksid suhteliselt automaatsemalt või lihtsa vaevaga siis saada üle kantud. Ja kõrghariduse puhul siis ka just see tasu, et kuna tasu on ka üks põhjuseid, miks siis tegelikult kõrghariduses väga palju on otsustatud mitte seda kasutada, siis võib-olla on midagi sellist, mida võib nagu arutada, et mis see siis peaks olema või mis on selle pluss ja miinus. Ja laiem siis nii-öelda võib-olla ühiskondlikult või natuke laiemalt nendest, kui need 3 haridusastet otse ja mõeldes siis nendele teistele riikidele just, et mis seal on tehtud, et võtat on siis nii-öelda suunatud ka haavatavatele sihtrühmadele ja nagu on siis uussisserändajad ja siis ka vangid, et neid paremini, kiiremini siis nii-öelda tööturule ja haridusse kuidagi tuua, et see on midagi, mida võiks kaaluda. Et muidu ei pruugi nad nendest võimalustest üldse teadlikud olla ja samas neil võib siis olla erinevaid töökogemusi, tegelikult muid varasemaid lepinguid ja nii edasi, mida oleks võimalik üle kanda. Ja teine siis, et Rootsi ja Norra, kes on siis selliseid erinevaid digitaalseid platvorme ja tööriistasid rakendanud rohkem, sealhulgas ka kuidagi hindamisel, et see on ka üks suund, kuhu võib minna, et kogu see asi teha siis kuidagi noh, võib-olla jah, automaatsemaks või et kui mõelda veel ai peale, et siis muidugi võib-olla seda enam, et kui on selline uus ajastu, et kuidas teha paljud asjad nagu lihtsamaks. Aga aitäh, ma kindlasti juba läksin ajast üle, et kui on küsimusi, siis ma vastan, et võib-olla mulle antakse paar minutit veel. Ja aitäh, Kats, nüüd on tõesti küsimuste aeg ja meile on täpselt nagu naelapea pihta sinu viimase lausega seoses tulnud chati küsimus, ehkki see uuringu teemaga nüüd otseselt ei seostu. Ma ei tea, kas sa näed chati või ma loen ette? Nii, ma nüüd kohe näen. Küsimus on sellega, kuidas võtta kontekstis siis ai-ga koostatud dokumente
ilmselt siis selles enesehindamise kontekstis või Just, et tunnistuste võltsimise kontekstis vältida. see on praegu just küsimus, et kas tunnistuste ja tõendite puhul või AI-ga koostatud eneseanalüüs, et ma arvan, et kui eneseanalüüsist rääkida, et siis see on täitsa lubatud, et AI-d kasutada, aga noh, kindlasti on jah, selline ja see ongi võib-olla see, et kuidas tõepoolest nagu juhendada täpselt, et mis see siis peaks tegema, sest igaüks võib mingi ilusa siis nii-öelda geneerilise jutu sinna kuidagi tekitada, aga et kuidas seda teha, aga noh, võib-olla ka näitab seda, et see eneseanalüüsil noh, võib-olla ei pea tingimata nii suur roll olema. Aga jah, tunnistuste ja tõendite puhul noh, see on selles mõttes natuke keerulisem, tõenäoliselt tõepoolest saab järjest rohkem igasuguseid asju võltsida või tekitada tunde, et see on, aga ma arvan, et üldjuhul ikkagi nii-öelda vaadata, ma arvan, et enamik on nii-öelda teada, kust need võiks tulla ja millised need välja näevad. Ja kindlasti on need nimekirjad ja noh, Eesti enda selliste või nii-öelda Eestis läbitud õpingute kohta on olemas ka oli see EHIS või kuskil, et on see kinnitus, et saab kontrollida seda, et kas ta on tegelikult see läbinud. Välismaa puhul võib-olla natuke keerulisem, aga ma arvan, et kõhkluse korral jah, nagu lihtsalt kontrollida. Või siis just, kui on näha, et kuskilt tulevad palju, siis nagu luuagi see omavaheline koostöösüsteem, et hästi kiiresti oleks võimalik seda kontrollida. Jah, minul tekkis ka nende täienduskoolitustunnistuste kohta nagu küsimus, et su slaidil oli, et noh, et neid nagu ei võeta arvesse või ei tunnustata, et need nagu ei kataks nagu sugugi neid õpiväljundeid, mis on nagu õppekavas, et kuidas ma ütlen, et kas uuringust tuli ka välja, et kui suurt nagu pettumust see siis nagu täiendkoolituste suhtes inimestes siis tekitab, et ma olen maksnud raha ja 3 kuud õppinud ja nagu tühi tunnistus. Ma ei ütleks, et just täiendkoolituste puhul, vaid noh, üleüldse, et pigem oli see, et kui mingisugused tingimustes ei olnud öeldud, et noh, näiteks siin uuringu jooksul selgus, et tegelikult paljudel on siiski mingisugused tunnetused, kus maalt kogemus või varasemad õpingud nagu enam ei ole piisavalt noh, ei kehti või et ütleme nii, et tõesti, et me võime arvata, et 20 aastat tagasi õpitud arvutialased teadmised võib-olla tänapäeval enam ei kehti näiteks. Et siis noh, võiks nagu olla kuskil nagu viidatud, nii et ma ei hakka üldse mõtlema, et muidu ma juba teen võib-olla taotluse valmis, mõtlen, et kõik on väga lihtne ja loogiline ja siis öeldakse, et mis asja, et see ei ole võimalik. Jah, et seal on nagu mitmeid viise selleks, et alates sellest, et lihtsalt õppeainete koodid muutuvad, nii et kui sul ei olegi võimalik näiteks sama koodi üle kanda, kui sa saad samast haridust, et siis sa juba noh, peadki nagu lisaks küsima. Aga et just seda lisa nii-öelda küsimist vähendada võib-olla ja kuidagi loogilisemaks teha, et siis võivad mingid siuksed põhilised asjad nagu natuke selgemini öelda, et kohe, kui sul on noh, mingi natukene vanem kogemus, et või rohkem kui ma ei tea, mis iganes siis see võib seal olla, mõni aasta või 8 või 12, et siis noh, küsi üle igaks juhuks või midagi sellist, et ei oleks seda pettumust. Et samamoodi ka täienduskoolituste asjadega, et noh, et üle küsida ka, et kui mõistlik see üldse on. Või kuidagi nagu anda see mingi indikatsioon, et noh, et see on ka nii-öelda väga mõistlik ja see on ka võimalus ja seda kasutatakse, et näiteks teatud kohustuslikud ained, et nende puhul ei olegi võimalik seda midagi üle kanda, et on ainult konkreetses asutuses seesama asi, mis tuleb võtta. Või noh, kui ta ei ole just tõesti 2 aastat varem võetud ja siis on õpingud korra katkenud ja siis uuesti. Selge, aitäh, Kats, mul oleks veel mõned küsimused, aga kui ma neid küsima hakkan, siis Mai ei saa üldse sõna. Et suur tänu sulle selle uuringu tutvustamise eest ja lähme siis Maiga edasi, ehk et kuidas võtaga edasi? Ja aitäh, teeme kõigepealt siis need tehnilised väljakutsed ära ja jagan. Loodan, et see nüüd kenasti töötab. On näha ilusti? Ei, veel ei ole. Nüüd on. Nüüd on näha. No, alati läheb selline hetkekene veel aega.
Aga ja igal juhul aitäh selle võimaluse eest, et täna siin saan ka natukene rääkida mõningatest mõtetest. Ja võib-olla ma arvan ka need haakuvused tegelikult eelneva ettekandega on siin ikkagi hästi selged ja hästi väljatoodavad, sellepärast et toetavad vägagi selgelt seda, mida Kats just tutvustas ja natukene lähevad isegi sealt edasi, kus sa just lõpetasid. Aga võib-olla kui kõigepealt alustada üldsegi sellest, et kes ma olen ja miks ma nendel võtateemadel siin praegu üldsegi võiksin oma mõtteid väljendada, siis paar sõna sellise tausta kohta ka. Et igapäevaselt ma toimetan ettevõttes Kasvulava osaühing ja tegelikult me oleme olnud juba alates 2021. aastast Haridus-Teadusministeeriumile partner erinevate koostööde raames, mis on siis tõesti hõlmanud erinevaid võtta arendustegevusi ja võrgustikutööd, sealhulgas ka koolitusi. Nii et see kogemus ja see teadlikust võtta osas võib-olla natukene teisel tasandil on just tulnud läbi praktiliste tööde siis selles raamistikus. Ja võib-olla minu kohta ka nii palju, et oma taustalt olen ma andragoog täiskasvanute koolitaja, nii et selline õppimine igal tasandil, igal viisil just täiskasvanute puhul on absoluutselt minu valdkond ja minu selline kirg ka kuulub sellele valdkonnale, ei saa mitte salata. Ja võib-olla veel, kui natukene siin kohe alustada sellest, et mis just võib-olla sellel aastal erilist tähelepanu pälvivad ja mis on veel, kuigi need õigemini tegevused, arendustegevused eelmise aasta lõpuga küll said meil koostöös 3 talendiga otsa, aga sellest jäid väga toredad jäljed järele, mida huvilised saavad järgi kuulata. Näiteks meil on erinevad taskuhäälinguid salvestatud, erinevaid artikleid tehtud ja Epales on ka oma võttapraktikute kogukond loodud. Nii et kõik huvilised on oodatud sinna liituma ja päris lõpus ma näitan teile, kus neid taskuhäälinguid ilma Epalesse tulemata ka vaadata saab. Nii et igal juhul sellist materjali, millega huviline saab siit edasi minna, on saadaval veelgi. Aga selles tänases lühikeses sissevaates ma avan teile võib-olla minu enda jaoks oli see materjal väga huvitav. Mulle sattus kätte üks artikkel, teadusartikkel, mis peegeldab erinevaid mudeleid, mis siis ka peegeldavad seda, kuidas võtat kasutatakse või kuidas võtat rakendatakse. Ja me ka ühel tegelikult võrgustiku seminaril seda võtta praktikutega Eesti koolidest siis ka vaatasime ja toon mõned mõtted võib-olla sellega seoses meieni, et ma arvan, et see võtab päris hästi ka need uuringu tulemused kokku, et kus me tegelikult Eestis võtta praktikatega siis oleme. Ja siis võib-olla üldistatult selliseid tähelepanekuid ja märkamisi, kus ikkagi, mis tulenevad hästi sellest, mida ma ise olen kuulnud nendelt inimestelt, kes võtast teavad igapäevaelus palju rohkem. Ja võib-olla mõned üldistused tuleviku suundumused siis ka pakun teile välja. Aga tõesti, need on sellised üsnagi subjektiivsed ja tõesti tulenevad nendest aruteludest, mida me oleme võtta inimestega pidanud, kellest ma just vaatasin, et päris mitmed on täna siin ka osalemas. Ja võib-olla alustuseks ongi hea võtta ette ikkagi see eesmärgi lugu ka, eks ju, et alati, kui me midagi teeme, siis eesmärk peab olema ikkagi kõige rohkem silmade ees, eks ju, et mis selle võtta eesmärk siis tegelikult on, miks me üldse sellega nii-öelda toimetame ja igapäevaselt siis tegelema koolides ka. Ma arvan, et see esimene punkt on meile üsna selgesti arusaadav, eks ju, et tõesti väärtustada seda kompetentse, mis tal juba olemas on. Ja võib-olla siis jättes see kõrvale, et kust ta need saanud on, et selline nii-öelda praktiline pool pole niivõrd oluline, kui vaid päriselt see tõesti teadmine ja oskus, mis inimesel endal on. Muidugi toetada siis sellist elukestva õppe kontseptsiooni või printsiipe laiemalt ja sellist liikuvust ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel, et ei maksa ju unustada, et võtta põhimõtetele sarnaneb ju ka kutsesüsteem, mis on ju ka analoogselt üles ehitatud, nii et seal on väga palju sarnasusi sees. Aga just see kolmas punkt ka, et mis tuli tegelikult ka Katsi ettekandest välja, et just need võib-olla sotsiaalses ebasoodsas olukorras inimeste juurdepääs haridusele, et seal oli toodud Rootsi ja Norra näidete puhul välja vangid ja uussisserändajad, aga ma arvan, et Eesti puhul ka tõesti haridust ei katkestanud täiskasvanud on kindlasti need, kes mingil põhjusel siis on välja kukkunud süsteemist ja võiksid olla tegelikult tänasest võib-olla
enam selles võtta skoobis ka esindatud. Nii et igal juhul võtta eesmärgina ta seatud on ja nüüd on tõesti meie selline peegelpildi vaatamine, et kuivõrd me seda punkti täiendame ja täidame. Jah, võib-olla siis mõned sellised kordused ka siia, et tõepoolest võtad me ju rakendame erinevatel haridustasemetel. Võib-olla, mis ka veel on oluline, eks, et koolid on võttakorralduses üsnagi autonoomsed, et millest tulenes siis ka see uuringus viidatud erisused, eks ju, et ei ole väga võib-olla ühtlased mingites kohtades need lähenemised. Ja ka tegelikult arendustegevused baseeruvad hästi palju siis praktikatel ja tunnetustel, et just ka see arendustegevuste pool koolides on hästi erinev. Kes kui palju seda üldse uurida on võtnud, meil on Eestis koole, kes teevad rahvusvahelisi koostööprojekte võttateemadel isegi, olles juba teistele riikidele toeks, aga väga paljudes on ta tõesti selline, et alles oma koolisüsteeme veel täiustatakse. Jah, võttapraktikud on tõepoolest võrgustunud, selle üle on hästi hea meel, et iga-aastaselt Haridus-Teadusministeeriumi eestvedamisel need tegevused toimuvad ja saab vahetada aktiivselt mõtteid ja kogemusi, mis ka kindlasti aitab sellisele natukesegi ühtlustumisele kaasa. Julgeks ütelda, et võtta on täna kuidagi üsnagi hästi koolides juba välja kujunenud ja võib-olla seda uuendama ja analüüsima ja muutma väga isegi niimoodi hoo pealt ei minda, et ta on pigem, et nii on ja nii me oleme teinud. Ja mis võib-olla veel iseloomustab võtat, on ikkagi see, et see, mida me kuuleme võrgustikuseminaridel ja koolitustel, on see, et ta on ikkagi väikene osa spetsialistide igapäevatööst, kes siis võttanõustamisega tegelevad ja samamoodi ka hindajate tegelikult osas ka, et õppejõud, kes hindajana üles astuvad ja toimetavad ja nende igapäevatööst on see ka väike osa, mis võib-olla mingil määral siis ka põhjendab seda, et väga nii-öelda aplalt ja aktiivselt seda siis ka muutma ja uuendama ei rutata. Ja vaatame siis tõesti neid mudeleid korraks, et siin all on see viide ka täitsa olemas, et kes soovib nende mudelite kohta rohkem lugeda, siis julgustan seda tõesti tegema, et vahest on ju hea vaadata igapäevaseid nii-öelda juba hästi juurdunud praktikaid, et kuidas need siis võiksid sobituda mingisugusesse süsteemsesse pilti, suuremasse pilti. Ja artikli autor on toonud siis välja 4 sellist erinevat mudelit. Esimene neist selline üsna otse tõlkides on selline jõuga sobitamise mudel ja autor on toonud sinna sellise põneva võrdluse ka juurde, isegi Kreeka mütoloogiale viidates, et see ongi selline mudel siis, mille puhul tõesti vormitakse või püütakse inimesi siis sobitada sellesse süsteemi. Mitte ei ole niimoodi, et siis tõesti, et siin on toodud inimese voodisse sobitamise näide, et kas neid siis venitatakse või tehakse lühemaks, et ta sinna voodisse sobituks. Ehk et me seda ümbrust ei muuda, vaid me pigem nagu vormime seda õppija kogemust siis, et ta sobituks sellesse mudelisse. Ja täpselt siis seda siin ka iseloomustab. Siin puhul on tõesti tähtis siis mõõdetav tulemus, ja uut õppimist selle nii-öelda võtta raames siis toimub selle mudeli puhul üsnagi vähe, et oluline on siis võtta tükk ja paigutada see tükk üsnagi täpselt sinna, mida on ette nähtud. Nüüd teine mudel on õppimise ja arengumudel. Et siin on ikkagi juba fookuses see, et kuidas tõesti võttaprotsess toetab õppija arengut. Ja siin on välja toodud tõesti see, et õppimisprotsess ja mõtestamine, mis võtta raames toimub, on ka juba oluline ja tähtis ja väärtustatud. Ja tõesti see, et seal saab toimudagi see uus õppimine ka. Ja seal ongi siis välja toodud ka see viide, et ta võiks toimida nagu sellise sillana siis varasemalt omandatud kogemuste vahel ja siis tegelikult tänase nii-öelda haridusmaailma vahel, et sellise silla metafoori on siin kasutatud. Aga seda silda on peetud siis ühesuunaliseks, et sellist nii-öelda õppekavasid ja kogu seda akadeemilise normi poolt siin kahtluse alla ei seata, et see siis on selle puhul oluline välja toodud. Ja radikaalne mudel on siis, nagu nimigi juba ütleb, eks ju, seab päris palju asju kahtluse alla. Ja just võib-olla ka sellist formaalhariduse nagu ülimuslikkust, eks ju, et seda ta siis kirjeldabki ja ütleb, et võib-olla tõesti mitteformaalne, informaalne õppimine
peaks olema vähemalt samavõrd tähtis ja oluline kui siis formaalharidus. Nii et siin jah, on võib-olla isegi eesmärgiks rohkem see, et seda süsteemi muuta ja ümber kujundada, kuivõrd siis sobitada seda inimese kogemust sinna sisse. Ja viimane on nimega siis selline Trooja hobuse mudel, kus käsitletakse võtat siis tõesti muutuste käivitajana. Ja mida ta saab siis muuta, on tõesti see, et ta ei ole võib-olla iseseisev protsess, vaid ta on tõesti otseselt seotud õppekavade ja mingite teema ja teaduskäsitluste muutmisega. Ehk et kui tõepoolest on näha, et mingisugune töömaailmast tulevad mingid infod, signaalid võtta kaudu annavad meile mingisuguseid sisendeid, et me peame midagi kohendama ja ümber vaatama, et olla kaasaegsed ja uuenema, siis seda ka tehakse selle mudeli raames. Võib-olla selline minu enda jaoks hästi hea viide oli siin see, et tihti me ju tajume seda seost õpiväljundite puhul, kus õpiväljundid võib-olla ei ole nii head. Just võttaprotsessi käigus näiteks see tuleb välja, et siis see tegelikult sobitub väga hästi siia mudelisse, et me näemegi, et võttaprotsessis ilmnes, et need õpiväljundid on natukene kohmakad. Ja kui meil on võimalik vastavalt siis koolimudelile seda muuta, siis me seda tegelikult ka teeme, et me ei kasuta nagu seda head teadmist, mida me võtta kaudu saame, et kasutame siis seda ära. Ja võib-olla siis veel selline üks tausta slaid siia ka veel juurde, et saab siit silmadega üle veel lasta, et iseenesest tõepoolest peegeldab juba seda, mida ma natukene rääkisin, natukene veel põhjalikumalt. Aga järgmine slaid on see, milleni ma võib-olla eelkõige tahaksin jõuda ja mida teile veidikene põhjalikumalt avada, on see, et esimese siis jõuga sobitamise mudeli puhul tõepoolest tekib ikkagi see, et see soodustab neid, kellel on juba mingisugune eelis, neid õppijaid. Ehk et tal juba midagi väga konkreetselt on just sellist nagu nii-öelda selles raamis omandatud, näiteks selles samas koolis või teises samalaadses koolis ja see väga kenasti sinna juba sobitub. Ehk et seal on jällegi mingisugune eelis kellelgi, mingitel õppijatel. Õppimise arengumudeli puhul tõepoolest, eks ju, et kui õppijal on mingisugused akadeemilised normid, akadeemiline kirjaoskus, siin me räägime jälle eneseanalüüsist näiteks Eesti näite puhul, siis tal on jällegi mingisugune eelis, eks ju, et ta saab nagu paremini selle võtta kaudu siis ligi. Ja tegelikult Trooja hobuse mudel ongi üks nendest, mis toob kaasa selliseid järkjärgulisi muutusi ja võib-olla avab siis ka rohkem uksi nendele sihtrühmadele, kes täna võib-olla haridusest on mingil määral kõrvale jäänud. Nii et selle puhul on siis kõige enam välja toodud, et ta edendab sellist kaasamist ja võimaldab siis ka nendel sihtrühmadel, kes on kõrvalhariduse juurde, paremini pääseda. Nii et kui nüüd mõelda, et kuhu siis Eesti jääb ja selle üle me ka siis seminarile arutlesime, siis tundus seal arutelude põhjal, et pigem me oleme seal üleval ääres, kuskil sellises jõuga sobitamise mudeli ja õppimise arengumudeli vahepeal. Ja ka artikli autor viitab sellena, et tegelikult tänased lähenemised paljuski sinna on paigutumas ja sobituvad nende kahe mudeli juurde. Ja kuhu me võiksime suunduda, siis ka sellest meil oli juttu, siis tegelikult päris mitmed elemendid nii-öelda sellest Trooja hobuse mudelist eelkõige, aga ka radikaalsest mudelist tundusid meie seminaril osalejatele päris huvipakkuvad ja põnevad, mille suunas me peaksime liikuma ja tõesti sellist nii-öelda variatiivsust ka hindamismeetodite osas ja kõike seda kättesaadavust mingil määral siis ka parandama, aga loomulikult ei käi see ilma küsimärkide ja selliste murekohtadena, mida tänane selline üsnagi süsteemne lähenemine meile ju on loonud. Nii, et ühesõnaga selline isu tekitaja ja võib-olla annab mõtteainet, et kuidas me Eestis paigutume ja kuidas me võiksime edasi liikuda. Aga nüüd mõned sellised väljakutsed, mis ma proovisin üles noppida ja meenutada, millest meil on juttu olnud ja mis mulle ka neid tegevusi ette valmistades on hästi kuidagi silma ja hinge jäänud. Ma arvan, et sellise õppimise paindlikkuse teema all, kuhu ju ka võtta liigitub väga selgelt, toimub väga palju arendusi, tegelikult nii Euroopa tasandil kui ka Eestis laiemalt. Et ei ole vist üldse neid arendusi enam väga palju jäänud, kus õppepaindlikkus ei oleks eesmärgis. Ja mis oligi võib-olla minu kogemus ka, et
kas me tegelikult oskame nüüd hoida kõiki neid arendusi pildil ja tajuda, et me ei dubleeriks, et me arendaksime neid kuidagi ühtlaselt, et me nüüd võtat ära ei unusta, kui me teeme mingisuguseid muid arendusi, et me ei unusta kuidagi võtat tahaplaanil ära ja unustame teda justkui arendamata. Et ma arvan, et see on üks hästi oluline koht, kus me Eestis saame olla vaadata juba iseenda sisse, et kas me teame, mida erinevad organisatsioonid ja asutused teevad, mida saab võtta kasuks tööle panna. Näiteks me teame, et meil on ju oskuste kompass, mis on väga oluline arendus, aga teadlikkus sellest on veel vähene, eks ju. Nii et igal juhul väga selline selge väljakutse, et me ei unustaks ära ja et me hoiaksime neid teemasid kõiki pildil. Tehnoloogilised keskkonnad ja tehisaru võimalused, et siin on tõesti 2 teemat, eks ju, et need nii-öelda õppekeskkonnad ja süsteemid, mis koolides on, mis on sageli problemaatilised ja mida ka inimesed välja toovad koolidest, et seal on need takistused ees, kus me tegelikult ei saa võib-olla võtta põhimõtteid ka nii selgelt alati jälgida. Aga need kipuvad väga aeglaselt järgi jõudma nendele vajadustele ja kindlasti tehisaru pool, kus on näha, et on palju hõlpu võimalik saada, eks ju, nendele teemadele, aga tekivad kohe sellised küsimused ka, nagu Merle just püstitas, eks ju, et kuidas me siis teame, et see eneseanalüüs on koostatud inimese päris enda poolt või tegelikult on seda teinud keegi tehnoloogiline abiline. Et ma arvan, et need ongi need küsimused, mis seda süsteemi täna raputavad ja suunavad väga jõuliselt muutuma, et me ei saa enam ootama jääma, vaid me peame tegelikult tegutsema ja mõtlema, et võib-olla siis eneseanalüüs mingites hetkedes polegi see üks ja ainus, mida kasutada. Enesehindamise tööriistad, ma arvan, et need on ka järjest arenemisel, järjest neid juurde tuleb, teadus- ja tõenduspõhiseid, aga ma arvan, et tõesti sellist võtta spetsiifikat tasuks ka siin silmas pidada, sest iga tööriista mõte on ju see, et teda kasutatakse ja ma arvan, et võtta on väga selline perspektiivikas valdkond, kus kasutust saab suurendada. Ma olen väga veendunud, et võtat tuleb kasutada senisest enam tõesti haridustee katkestanute tagasipöördujate jaoks. See ju puudutab laiemalt erinevaid teisi asutusi ka, kes peaksid võtta võimalustest olema teadlikud, eks ju, et mitte ainult koolis ei saa see õppija infot, vaid ta võiks juba laiemalt varem oma erinevates töökeskkondades, karjäärinõustamises, igal pool mujal saada seda infot, et oot, et aga võib-olla mul tõesti on midagi, mis aitab mul seda haridusse tagasipöördumist lihtsamaks teha. Ja võib-olla viimase võttena ka, et võttal on kindlasti rohkem potentsiaali nii õppe kvaliteedi edenduses õppekavade osas kui ka siis, nagu juba öeldud, haridustee katkestanute tagasitoomisel. Nii et ma arvan, et seda potentsiaali võiks täiesti julgelt senisest enam rakendada. Ja viimase slaidina tõesti, et kutsun teid siis liituma EPALE kogukonnaga, mille pealkiri on Võta praktikute kogukond, kes on EPALEga tuttav, tulge sinna keskkonda ja otsige see kogukond ülesse. Ja teine üleskutse ka, et Spotify on siis see keskkond, kuhu me oleme need taskuhäälingud üles laadinud, milles alguses juttu oli, nii et kui panete Spotify'sse otsingusse Võtame kuulda, siis saate ligi vähemalt 3 loole, mis me siis eelmise aasta teises pooles sinna ka salvestasime. Nii et igal juhul loodan, et püsite jätkuvalt võttalainel ja panustate sellesse ja nii me saamegi tegelikult neid eesmärke täita, mis Võta kontseptsioonil eesmärgiks seatud on. Aitäh! Aitäh, Mai! Et me oleme küll nüüd natukene üle aja läinud, aga chati on tulnud küsimus, mille ma ise aja kokkuhoiu mõttes esitamata jätsin. Et see on eelkõige Katsile. Et see võta kasutamise protsent niimoodi seal alla 10%, 7–8%. Et kuidas seda tõsta või milline võiks olla see potentsiaalne mõistlik kasutusprotsent? Ma arvan, et siin selles mõttes, et võta ei ole nagu, ei saa olla selline, et mida rohkem, seda parem täiesti, et me ei saa ju mõelda, et igaüks peaks minema 100%, et igaüks peab hariduse saama sellest, et ta on kuskil mujal seda haridust juba saanud või see kogemus on olemas. Et selles mõttes meil ei ole kindlasti sellist kindlat numbrit ees või seda, et see peaks olema järjest kõrgem iga aasta, aga kuna on näha, et mingi selline tõepoolest, et pigem on see, et see, kes on tubli, saab igal pool hakkama, saab ka võtaga hakkama ja see, kellel on nagu kuidagi raskem, sellel on ka võta, tundub juba alguses raske või ta jääb sinna kuskile poole peale toppama.
et kuidagi seda asja natuke lihtsustamaks ja teha nagu selgemaks võib-olla ja kui on võimalik, et see on üks mõte, et ka oleks nagu ikkagi Eestis võib-olla natukene läbivamalt kas või astmetes nii-öelda sarnane, et ei ole nii, et kui vahetad, käid eri asutustes, et siis tõepoolest iga kord sa pead selle uuesti nagu selgeks õppima, kuidas see käib. Aga ma arvan, et jah, pigem et lihtsalt teha see nagu lihtsamaks läbi mõelda, et miks see on ikkagi selleks, et inimene ei peaks uuesti oma energiat panema sinna või selle nagu ülekordamisse, olgu see siis kohal käimine või mingi uue töö tegemine, mida ta tegelikult tõesti juba oskab, et ta saaks, tal tekiks see aeg ja energia ja ükskõik kuhu ta siis paneb, kas laste kasvatamisse, uute teadmistesse, saab natuke kiiremini juba tööturule selle konkreetse kraadi või nii-öelda diplomiga. Et see võib-olla ei olegi vahet, aga lihtsalt, et ei oleks, sest tegelikult see vähendab ka nagu motivatsiooni, kui peab seda mingi ühte sama asja nagu ikkagi läbi võtma, et võib-olla tõesti midagi leiab ikka alati uut, aga lihtsalt, et see kasutegur võib üsna väike olla. Ja teine, mis ta võiks teha, on see, et kui seda tõesti kuidagi selgemalt teataks, igaüks tõesti teaks, et need erinevad võimalused on olemas ja kui see süsteem on läbi mõeldud, et see, et ta kindlasti võib aidata seda, et inimesed tulevad ja lõpetavad oma õpingud ja päriselt siis lähevad ka selles mingis õpitud erialal näiteks töötama või see nagu võimalus neil on ja üleüldse, et kellelgi lihtsustab seda nagu nii-öelda õpingute või võib-olla neil mingi kogemus, nad saavad sellega juba osa ka õpingutest nagu võib-olla olgu siis kas või praktika või midagi tehtud ja siis seetõttu on õpingud nende jaoks natuke lühemad või natuke väiksema koormusega, nii et nad saavad lubada võib-olla seda 75% õpinguid, aga mitte näiteks 100% mingi poole töökoha kõrvalt või midagi sellist. Et ma arvan, et jah, ehk siis seal ei ole sellist nagu protsenti, aga et pigem see, et tõepoolest, et inimesed ei tunneks, et nad on kuidagi sunnitud kordama või et nagu see on selline mõttetu energiakulu, et miks ma pean seda uuesti tegema. Aitäh, Kats. Mai, soovid sama küsimust kommenteerida? Ma olen tegelikult ka hästi nõus sellega, et ma arvan, et võib-olla see protsent ei ole see, mille järgi me vaatame, kui hästi meil võtaga läheb, et siin võib-olla need muud mõõdikud ja kriteeriumid tõesti olulised, nagu Kats ka viitas, et tõesti selline juurdepääsetavus ja arusaadavus ja et kõige tähtsam on see, et see arusaam sellest, mis võimalusi see võtta avab, oleks kõigile kättesaadav, eks, et selle tõttu, et ma ei teadnud võttast midagi, jääks mingid olulised edasiõppimisvõimalused kättesaamatuks. Nii, suur tänu. Mina rohkem ka ei küsi, sest et me oleme üle aja. Suur tänu esinejatele ja suur tänu kõigile osalejatele ja näeme järgmisel hommikul. Ja nüüd kõik, kes täna osalesid, siis teavad, kelle käest küsida uuringu kohta ja kelle käest küsida võttavõrgustiku kohta. Aitäh! Nägemist! Head aega!